Hei, tere tulemast taas kohvipausile. Ja tänasel kohvipausil räägime suhtlusest. Mina olen Õnne Seinamets ja kohvipaus on iga esmaspäev kell 2 väike pausihetk sinu päevas, et sa saaksid hinge tõmmata ja kuulata mõnda teemat, mis võib äkki just sel korral sind kõnetada. Kõik meie kohvipausid on leitavad ka assistendikooli YouTube'i kanalil, nii et kui sa mõnest ilma jääd, sest siit Facebooki grupist kaovad nad ära, siis leiad nad YouTube'i kanalilt kenasti ülesse. Aga täna siis suhtlusest. Mõelda ju tasub, et mis siis suhtlusest rääkida. Iga päev ju suhtleme, see on ju jube lihtne teema. Kõik suhtlevad, me kirjutame, me helistame, me saadame sõnumeid, me peame koosolekuid. Aga kui nüüd võtta natukene see vaatenurk, ehk siis kui me räägime ettevõttest, siis ettevõttes tihti ei pruugi piisata sellest, et lihtsalt info liigub. Oluline on pigem see, et kas see info jõuab õigel ajal õige inimeseni ning kas kõik saavad sellest infost ühtemoodi aru. Sest kui nüüd aus olla, siis mida segasem on suhtlus, seda rohkem see läheb ettevõtjale ikkagi maksma. Mõnikord läheb see maksma lausa rahas, mõnikord ajas ja loomulikult närvikulu on ka ikkagi suurem. Ja tihti võib juhtuda, et kõik need 3 asja on korraga. Näiteks sa annad oma abilisele lihtsa ülesande, pane see asi palun üles. Sinu enda peas on sul kõik välja mõeldud, sa tead, mida teha oleks vaja, sa tead, kuhu üles on vaja panna, sa tead, millise tekstiga see on vaja sinna üles panna, sa tead ka, mis ajaks see on vaja üles panna ning sa tead ka seda, et kes peavad seda asja nägema. Aga teisel inimesel, kellele sa selle ülesande annad, siis tegelikult ei pruugi see pilt sugugi nii selge olla. Ta teeb täpselt ära selle, mida ta arvas, et sa mõtlesid. Kuid hiljem selgub, et see koht oli vale, see tekst oli vana, mõni link jäi sisestamata või et tähtaeg oli hoopis teine. Ja siis ettevõtjatena me mõtlemegi seda, et mul oleks olnud oluliselt lihtsam see ise ära teha. Kuid ei tasu ära unustada seda, et ega probleem ei ole siis ju oskustes. Probleem on selgetes juhistes. Ja see on see koht, mida me võib-olla ettevõtjatena liiga palju alahindame. Sest et kui me oleme üksinda, meil on kõik asjad enda peas selged, me teame, mida me tahame, aga nii kui me hakkame seda kuskile väljapoole andma, siis me peame need asjad läbi mõtlema. Meie jaoks on kõik nii iseenesest mõistetav, aga sellele koostööpartnerile ei ole need iseenesest mõistetavad asjad. Uus inimene peab saama selle konteksti, mis selle ülesande taga on. Mida on vaja teha? Mis ajaks on vaja teha? Kuhu me selle paneme? Mis on selle tulemus ja eesmärk? Mida kindlasti tuleb vältida ja kust ma üleüldse selle vajaliku info leiab? Ja kui midagi segaseks jääb, kas ta siis võib uuesti küsimusi küsida? Kui need asjad on kokku lepitud, siis kogu koostöö muutub palju sujuvamaks, palju lihtsamaks. Ja see ongi see koht, kus siis ettevõtja saabki päriselt hakata delegeerima. Mitte lihtsalt ükshaaval mingeid ülesandeid ette visata. Ja see ongi see suur vahet, kus sa viskad lihtsalt ülesanded tee ära või sa annad päriselt delegeerimise kaudu üle ka vastutuse. Ja ülesande edasi andmine ei tähenda ju ka kiiresti seda, et keegi teine saab aru, mida sa annad. Kui sa mööda minnes lihtsalt viskad mingi ülesande, siis sa jällegi eeldad, et teine pool mõistab sind. Delegeerimine seevastu aga tähendab seda, et sa annad töö üle niimoodi, et teisel inimesel on tegelikult võimalik seda piisavalt hästi teha. See ei pea olema pikk ja keeruline protsess, et sa nüüd mõtled, et kust ma võtan selle aja, et kõik niimoodi lahti kirjutada.
vahel piisab ju lihtsalt väiksest sõnumist. No ma toon mõne näite. Palun vaata reedeks valmis järgmise nädala uudiskirja mustand. Et ta teeks selle uudiskirja mustandi reedeks. Teema on näiteks juhi fookuse väljakutse. Teema on olemas. Kasuta eelmise kuu kirjapõhja, aga muuda algusuveks. Jälle konkreetne juhis. Link on siin. Ma edastan lingi. Ja kui mustand on valmis, jätta see ülevaatamiseks Smilisse. Väga konkreetne asi. Uudiskiri, teema olemas, kuidas kujundada, kus on link ja jäta mulle mustand valmis ja ma saan selle ise üle vaadata. Ja inimene saabki hakata tööle. Aga kui see sõnum oleks lihtsalt, et tee see kiri ära, siis ta alles peab hakkama nuputama, mida siis ettevõtja päriselt mõtles selle all. Ja nii nagu igal pool mujal, siis see aimamine ja eeldamine on koostöös väga halb tööriist. Eriti veel sellisel juhul, kui me töötamegi ju distantsilt. Me ei ole ninapidi koos, siis distantsil on see veel olulisem, et need sõnumid saaksid edastatud selgemalt. Ja see ongi just virtuaalse partneri kaasamisel üks väga oluline koht suhtlemisel. See puudutab mõlemat poolt. Ei ole ainult ettevõtja pool või assistendi pool, see on vastastikune. Kui sa tahad, et töö edasi liiguks, et see saaks täpselt selline, nagu sina tahad, siis on vaja ettevõtjal luua see viis, see meetod läbi mõelda, kuidas see info liigub. Osad ettevõtjad kasutavad projektijuhtimise tarkvarasid, Trellod, Asanad, osad ainult Google Drive'i, osad e-posti, Slacki, no mis iganes, neid kanaleid on terve hunnik. Ja see on nagu see koht, mida sa tasub ka enda jaoks läbi mõelda, et kus see suhtlus toimub, et kõik saaksid ühtemoodi aru, kus on see info, mille põhjal pean mina tegutsema hakkama. Kui kõik tuleb korraga näiteks Messengeri, e-kirja, kõnesse, meie suulisesse vestlustesse, siis hakkavad tegelikult asjad kaduma. Sa ei saa enam aru, kus on siis kogu info. Ja see ei olegi siis see, et sa mõtled, et ta on nii hooletu, ta ei hooli ja ta ei taha ja ta ei saa, on ju. Vaid pigem ongi see, et süsteem puudub. Ja see suhtluse ülesehitamine on ka väga oluline süsteemi loomise koht. Sa mõtled läbi, kus on need ülesanded, kuidas antakse teada, et töö on valmis, kuidas küsitakse täpsustusi, millal tuleb kohe vastata, millal ei pea kohe vastama ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. Et need küsimused võivad tunduda tegelikult ju sellised pisikesed, mis see on siis. Aga need on need küsimused, mille kui sa ei ole nende peale mõelnud, siis need tekitavad kõige rohkem segadust. Ja kui ettevõtja tegelikult ütleb seda, et tal on raske abi vastu võtta, siis vahel ei olegi probleem selles, et ta justkui ei taha kaasata kedagi endale appi, vaid ta ei ole lihtsalt veel loonud seda süsteemi, kuidas neid delegeeritavaid ülesandeid piisavalt selgelt edasi anda. Aga seda kõike on võimalik õppida. Tasub lihtsalt hakata selle peale mõtlema ja seda süsteemi endale looma. Kui sa ei taha seda teha üksinda, siis juhi fookuse väljakutse tegelikult aitabki juba natukene kaasa sellele, et sa hakkaksid mõtlema, millised on need ülesanded, mida sa tahad ära anda. Kuidas sa neid kirjeldad, millised on need kokkulepped, millised on need tulemused, mida sa ootad. Ja selleks tulegi 13. juulil juhi fookuse väljakutsele. Sa ei pea olema kuskil kindlal kellaajal kohal. Need ülesanded tulevad sulle meilile. Ainus kindel kellaaeg on reedel kell 11, 17. juulil, kui sa soovid osaleda laivis webinaril, kus siis räägime natukene veel põhjalikumalt ja kus sa saad ka küsimusi küsida. Lõpetuseks, hea virtuaalne assistent, hea virtuaalne partner saabki ainult aidata sellisel juhul, kui tal on piisavalt selge pilt sellest, mida sina ettevõtjana päriselt vajad. Tšau!